vesi vuliseb ja lind laulab. Taamal robot muruniiduk töötab kauguses mõtlikult omas tempos ja võtmes. Seda, et me vee lähedal oleme suhteliselt just alanud saatesarja Ankrusajas võtmes ikka oleme, et käime mööda Emajõge ja täna oleme leidnud ühe põneva mehe, kellele nimeks Nils. Tere, Nils! No tere, Kaute! Tere! Kui me ütleme ametlikult, siis Nils Ratt. Jah, Nils Ratt. Ratt öeldakse. Ratt, no kuidas keegi. Kus see Rattide nimi tulnud on? Oled sa sugupuud uurinud ka natuke? Kuskilt siit Tartumaalt on ta tulnud ja hunnik vendasid oli, kes olid siis vanaisad ja onud ja nii edasi, aga ega ma päris täpselt ei teagi. Mul on üks suur paber, kus on kõik kirjas, aga ma kõiki ei tunne. Selgi küll, kindlasti on jälle inimestele hästi tuntud selline koht nagu Humala kalabaas, kus veevulin praegu pärit ongi. Hetkel sulle siin ühtegi kalameest segamas elu ei ole. Aga sa ise oma juurte poolest oled selle kalavetel käinud juba päris poisikesest peale. Jaa, esimene kalapüügikogemus oli 4,5 aastaselt, kui vend võttis mu Põlva Paisjärve äärde kaasa. Ja see oli siis mu esimene kalapüügimälestus ja kuidagi see kalapüük on mind nagu terve elu saatnud. No võt, ma esimest kala ka mäletad. No sellist, mis on meelde jäänud. No see oligi sellepärast mul ongi see esimene käik meeles, sest ahven võttis vahu alt ja siis ta sõi endal nii sisse ja mul oli tohutult kurb, et ahvena pidi ära tapma pärast. Sa lootsid, et püüad kala ära ja lased ta pärast tagasi? Ei, me ikka läksime kassile ja söögiks ja igatahes ma tean, et see oli kole jube, kui ta läks katki ikkagi. No ta ikka läheb, jah. Aga sul on siin mõnusasti kalda peal see koht kõigepealt, kus me oleme, see päris sinu esisaade koht ju ei ole, või mis selle ajalugu on? Selle ajalugu on nii, et kunagi ma sain ühelt Sütiste pargis võimelnud vanalt mehelt sain inspiratsiooni. Ma vaatasin, kuidas ta käis visalt iga hommik ja muudkui võimles. Ja ma mõtlesin, et kui ma olen kunagi vana mees, siis ma tahan ka siukene vana mees olla, kes saab pargis võimelda, aga ma tahan kindlasti suure jõe ääres elada. Et mitte järve, vaid ikkagi jõe ääres, kus on ka park, sest et jõe pealt saab kuskil, aga järvel peab ringiratast sõitma. Ja siis pargis ma saan siis võimelda ja kalda pealt saan siis õngitseda, kui ma olen täitsa vana mees. Aga nii vana sa praegu ei ole, et praegu ma siin võimlemas ei ole näinud siin. Või võimled ikka salaja? Võimled sahtlisse? Jaa, võimlen sahtlisse, aga mul jah sai see nagu ennem sai, kui ma päris vanaks sain. Said jah, no selge, täna me võib-olla võimleme ka pika peale, aga sa oled teinud siia sellise mõnusa varjualuse, see on mõeldud selleks, et palkidest ja laudadest ja ka kamuflaaž sellisest kattest leiutanud, et see on selleks, et vaadata, kuidas mitte oodata, kuidas vaenlase laip mööda ujub, vaid et kuidas aeg igavikku voolab ja lasta mõtteil koguda ennast. Jaa, sellega oli selline lugu, et mul oli siin, kui ma selle krundi ostsin, siis mul oli üks väikene vana laut, mida ei õnnestunud saunaks teha. Ja siis, kui ma tahtsin, et mul oleks ikka angerjapüügi koht, kus ei saja varba peale, et mul on see katus on vaata kaugele tehtud, et pead on hästi hea ära lüüa, aga sama hästi varjab ta nagu varvaste peale sadavat vihma. Et siis on täpselt niimoodi, et istud, siis vaatad jõe peale, varvaste peale ei saja, sest angerjas võtab kõige paremini just vihmaga. Ja siis ongi, et siis on siin niimoodi, et paned madratsid, sääse võrgu ja ma enda arust tegin hea angerjapüügi maja, aga need naisterahvad, kes tulid, arvasid, et see on nagu issand kui romantiline hoopis. No ja naised ikka näevad romantikat seal, kus seda on raske leida. et ju ma olen ka alati imestunud, et hästi kole mees ja nii ilus naine on neid. Me ei mõtle sind, aga lihtsalt, et ja teised on arvanud samamoodi minu kohta, et kuidas niimoodi õnnestub. Aga kui sellises asjas romantikat näha, siis ainult kasuks. Istume sinna korra. Jaa, muidugi. Oot, ära pead ära löö. Nii, näed, hoopis kohe läks nagu selliseks paremaks. Siin on need lavad saab all magada, siin üleval ja tegelikult ma avastasin, et kuna mul on poja siuke turni ja siis tegelikult siin väga keegi ei magagi, aga kõigile lastele, kes tulevad, esimene asi, nad tahavad siia üles ronida. Et see on neile nagu väga seiklus. No muidugi siin, aga me siin nüüd istume kerastis maha. Näed, mul on üks palk on isegi originaal lehma sitaseks jäetud, ülejäänud ma puhastasin ära.
aga seda ma jätsin spetsiaalselt nagu see õige sitaga kokku. Ja no seda saavad inimesed rahulikult ise siis nagu puhtamaks õõruda. No jah. Vaat iga asjaga on ju niimoodi, et või sageli on niimoodi, et inimene mõtleb, et ma otsin endale sellise koha, kus jõe ääres võibelda ja olla, aga vaat reaalne elu on nõudmas ju seda ka, et kusagilt peab mingid sissetulekud kogu aeg tulema, et sina oled endal sellise, sul endal sellist vastuolu ei ole, et nüüd selline hobi ja mõnus jõeäärne olemine, et see on ikkagi pööranud ettevõtluseks kätte ära. Sellega oligi selline asi, et ma tegelikult otsisingi endale kodu, siis ma leidsin selle kodu, aga kuna ma olin palju Eestist ära ja siis, kui ma käisin kodus, siis ma nimetasin selle enda jaoks kalabaasiks ja kuna krundi nimi on Humala, siis ma nimetasingi Humala kalabaasiks ja siis, kui ma jagasin seda sotsiaalmeedias, siis sõbrad-tuttavad said valesti aru ja arvasid, et ma turismi teen. Ja siis küsisid, palju maksab ja siis ma ütlesin, et mina ei tea, no maksa siis midagi ja siis, kui nad maksid, siis ma vaatasin, et kuule, ei maru hästi, et nad ju maksavad ju mul murutraktori pentsu kinni ja niimoodi ta siis tasapisi läks. Et ta praegu ei ole sul see ettevõtlus või ettevõtmine ka nii kaugele arenenud, et sa öö otsa istuksid arvutis ja täidaks taotlusi ja aruandlust ja nii kaugele arenenud ei ole? No üritan sinnamaani jõuda, et teeks ikka nagu ka toetuse raha eest midagi, et siiamaani ma on õnnestunud nii, et olen saanud kuidagi ise hakkama, aga no ikkagi saaks paremini. Saaks paremini, aga nüüd, kui sellest päris algusest rääkida, kui 3-4 aastaselt käisid esimesi ahvenaid välja meelitamas, et sealt edasi arenes siis loogilise järjega niimoodi, et kuna sa endale esimesed paadid juba soetasid ja millised need olid? Kõige esimene paat ei olnud minu oma, see oli siuke täispuhutav mingisugune Antilast või kuskilt tellitud lootsik, millega ma siis sõitsin seal Taevaskoja juures, on Saesaare Paisjärv ja siis oli vägev, siis ma sellega seal sõitsin ja kuna sõbra isal oli Ufimka, siis minu esimene mälestus paadiga Emajõel oli tegelikult siin umbes 600 meetrit sinnapoole. Sealt ma saime siis keset päeva kilose angerja sain, kes siis rallitas mööda seda kummipaati ringi. Aga mu päris esimene enda paat oli peale seda, kui ma olin 2009, ma ostsin sellise vana Zodiagi täispuhutava kummipaadi, millel oli vihr mootor küljes, mis ei läinudki tööle. Ja siis sinna ma ikkagi ühe mootori sain ja siis ma hakkasin mööda seda suursootsin ringi sõitma ja siis ma vaatasin nagu, et et see on nüüd see õige värk siin. No vihr on inimesi, kes on ta käima saanud, ikka ta on töötanud küll, sinul ei hakanud kunagi, jah? No jah, et seal selgus ikkagi see, et kuna sa pead ikkagi teda oskama vee peal nagu kokku lahti panna ja kolbi võib-olla vahetada, et siis ma ei saanud teda käima, siis ma loobusin ja siis ma juba ostsin juba värskema mootori. Palju sul praegu siis paate ja suuremaid paate kokku on, mida võib isegi laevaks nimetada? No päris laevaks ei saa vist ühtegi, kui siis ühte seda kõige popimat raudpaati. Aga ütleme sõitvaid, mida saab kohe välja anda, on hetkel 4, üks on peaaegu sõitev, mootor tuleb lihtsalt natukene ära ühendada, siis on 5, 6 on valmis juba ehitamiseks ja 2 tükki on seal veel hunnikus ja siis mul on selline laoplats, kus on sellised kuskilt leitud saadud head asjad, millest kunagi saab projekt. Natukene kui tegemist ikkagi kalabaasi Nilsiga, et räägime sellest kalapüüdmisest. Inimesi, kes kalapüügiga tegelevad, on meie kuulajate hulgas palju, on üle terve Eesti, väga palju üle terve Euroopa ja üle terve maailma tohutus koguses ja kõik see kalastajatele mõeldud tööstus, mis on, kui sa vaatad neid kalapoote, kõiki neid võimalusi, kui mõnus vihmasabin tuleb täpselt nagu üle jääs, piir on näha. Ma räägin ja vaata, siin sa näed täpselt istud, varba peale ei saja, tuul ei puhu ja kuulad seda sabinat, vaata, nüüd katuse peale ka tuleb juba. Nüüd jõudis kohale, jah. Vaat nüüd on õige. Nüüd tuleb selline... Nüüd on mõnus. Jah, natukest... Pähe ei saja, aga... Natukest rahet tuleb ka natukest sekka, sellepärast, et me olemegi oma ankru nüüd visanud välja sellises ajas, mis on, see on tegelikult 7. maikuu päev ja sel kevadel tuleb see kevadine soojus ikka väga tasapisi.
Vahepeal juba täitsa oli, aga no nüüd, aga ongi rahe, vaata. On, täitsa rahe. Ja et väljas ei ole. Aga tahtsin hakata ju rääkima sellest, et neid kalameestele mõeldud, et see tööstus on hästi nagu suur. Et sellele vaatamata inimesed, nii nagu mina, sellised isegi mitte pühapäeva kalastajad, vaid isegi veel arvemad, võivad endale ju soetada ükskõik mida. Aga kala saavad ikka hästi juhuslikult. Niimoodi, et palju on neid asju tegelikult inimesel vaja, et korralikult kalal käia, et ei ole vaja ju 1000 eurosid sinna alla ju tegelikult panna. No tegelikult ongi niiviisi, et selleks, et lihtsalt sükene pühapäeva või veel harvemini kalastaja nagu kala saaks, piisab hästi lihtsatest vahenditest. Aga kõige suurem probleem on see, et kui ei saa aru, mida millega teha ja kus, siis ongi see, et lähed poodi, vaatad, kõik on kirju, siis sa sõltud sellest, et mis seal parasjagu olemas on, siis sa valid midagi välja, võib-olla soovitatakse ja siis sa ikkagi ei saa aru, mis sellega nagu peale hakata. Aga tegelikult nagu mul on siin mulle väga meeldis, et üks aasta üks inimene külastama siia tuli, ta oli kunagi püüdnud ajaloolise Emajõe siukse püügivahendiga, mille nimi on Grunda. Ja Grunda siis on põhimõtteliselt põhjaõng, millel on tina on lõpus, seal on tamiilid küljes, konksudega siis käsitsi visatakse sisse ja siis seotakse see tamiil. No kalda pealt poodist. Ja, võid oksa külge siduda kepi otsa, kuhu iganes. Ja tema siis kohe sai siit ka latikat, et see tegi mulle nagu hästi rõõmu, et ta tuli nagu isa püügivahenditega ja kohe õnnestus. Ja Grunda ongi siis lihtsalt tamiil, otsas on tina ja mis hoiab siis seda põhjaõnge asja põhjas, seal on konksööussi või muu ussiga on seal lähedal ja siis ongi käsitsi, keerutatakse õhus, visatakse sisse, jääb pingule, kas paned siis mingi puuoksa sinna või kellukese või kui pajuoks on, siis on hea vetruv kuskil kalda ääres ja siis see ongi indikaatoriks ja näitab, kui kala võtab. No praegu on ju jah, asjad ikka arenenud niimoodi, kui vanasti olid ikkagi latikaaeg oli niimoodi, et need kellukestega mehed, siis praegu on nagu jaaniussid niimoodi pimedas vaates. Jaa, selles mõttes, et see on nagu mõnus ja mugav ka ühelt poolt, et saab veel kombineerida seal see heliseadetega, need kellukesed või siis mingid tulukese asjad, mis siis hakkavad vilkuma, kui kala võtab, et minul on need kohati nagu dubleeritud, sest ma olen natukene laisk mees, et kui mul on mitu õnge kalda peal, et siis mitte pimedas pealambiga vehkida, vaid siis mulle see valguse asi näitab ära, et millist õnge nüüd siis võttis ja ma ei pea kogu aeg vahtima, sest ma kuulen kellukest. Sina ei käi nendel kõikvõimalikel kalapüügivõistlustel või käid, et aeg-ajalt on näha, et jõe ääres on lausa sellised tehase sõitjad, et neil on omad kostüümid ja lipud on väljas ja väga selline proff paistab kõik välja. No ma ei käi võistlustel, sest et mind ei huvita, et kas ma saan nüüd esimese või 3. koha või mis, aga kui me nüüd, ilmselt kui me võtaksime seda, et kelle kliendid või külastajad saavad kõige rohkem kala, siis ma oleksin üpris võidumees. Kuidas sa siis teed niimoodi, kas sa tõesti tahad ütelda, et tänasel päeval praegu mina, kes ma olen elus kala saanud, aga see kõik on olnud hästi suur juhus. Et annab mulle vahendid ja ma tõesti võikski täna saada. Nii juhtuda. Vaata, ma näitan sulle, siin on üks külalislahkuse teekonna hea näide on siin seina peal, kui sa vaatad. See on nüüd selle minu püügikoha püügikaart. Ja seal on nüüd kirjas, kust sa saad angerjad, kust sa saad koha või latikat ja päriselt ongi niimoodi. Et ma näitan sulle siin kaardi peal ära, sa saad endal õnge täpselt paika panna, kõnnid õigesse kohta selle raskusega ja siis võib olla kott pime või udu või vihma sadada. Kui sul on see paika regutud, siis sa viskadki täpselt sinna, kus angerjas sööb ja nii ongi ja terve jõe peal on. Kui sa tahad paadiga minna, ütled, et sa tahad haugi, kui sa tahad ahvenat, kui sa tahad latikat, angerjat koha, siis ma näitangi, et lähed sinna, teed seda, aga ei tohi seda teha ja siis saadki. Kui kaugele või kui kaua sa seda harjutad, et seal on kindlasti sellist loomulikku andekust tarvis. See andekus tavaliselt ju koosneb 90% ulatuses suurest huvist ja järjepidevusest, et see kõik kokku niimoodi ongi. Et praegu sa arvad, et sa enam-vähem terve Emajõe pikkuses sa oskad ütelda, millises kohas, keda seal vee all võib kohata? No ma vaatan, ütleme, ma ei julge nii kõva mees olla, et ma ütlen nagu terve Emajõgi, aga ütleme Tartust Peipsini enam-vähem küll, sest et aastatega on siis nagu selgunud nii vaatluste kui vestluste kui muude asjade puhul,
on siis selgunud see, et noh, et kuskilt millegipärast siis kala saadakse, kuskilt ta millegipärast võtab, siis ei võta, siis mingi kellaaeg on selline ja siis ongi, et kuna ma olen seda asja siis niimoodi uurinud, vaadanud ja katsetanud, siis Õngemees kalavettel number 1 äkki oli siis see, kus oli kirjas Emajõe lõik ja et paadist püük Emajõel erineb kõikidest teistest püügiviisidest, sellepärast, et siin need püügikohad on kujunenud välja aastate, kui mitte aastakümnete jooksul. Siuke lõik on seal. Ja siis ma sain nagu haluga pähe veits, et nagu tegelikult ongi nii, sellepärast, et siin on kindel põhjakuju, siin on kindlad augud, kallakud, kruusane, liivane ja iga kala siis eelistab mingisugust asja. Kuskil on tal rohkem süüa, kuskil on tal lihtsam ujuda, kuskil on tal soojem. Ja siis, kui sellest hakata aru saama, siis saabki, põhimõtteliselt on see nagu valem. Et kui on see, näiteks sõbrad on kuskile läinud kalale ja ütleb, et kuule, kus sa seal püüaks, ma ütlen, saada mulle oma asukohast screenshot on ju, siis ma ütlen, kuule, mine 100 meetrit sinna poole, viska nüüd lähemale ja hakkab tulema. No ma olen ise teinud oma hea sõbraga näiteks... Nendel on pere tegemine. Nüüd nad üks kurameerib ja teine, mul on vahepeal olnud siin isegi niimoodi, et oli jäälinnud olid siin katuse peal. Parve katusel seal. Jah, parvemaja katuse peal olid jäälinnud ja siis oli kah kevadine aeg ja siis üks, kes oli ilmselt siis nagu emane, see istus seal ja isane tassis ja näitas, tassis mingid maimu talle ja näitas siis, et nii, nüüd ma olen kõva jahimees ja siis nad lendasid sinna üle jõe ilmselt pesa tegema. Mitu maimu ta pidi tooma? Ma nägin ühte, piisas ühest. No piisas ühest, et täna vähem, et leib on laual. Kala on, jah. Kala on laual, et võib teha. Aga nemad on sellised, mis loomad nemad on? Nemad on... Mingid linnud, punase nokaga. Ma arvan, et need on... Ühe nokaga linnud. Punanokk, mustpea, kajaka laadsed. Jaa, see on alati hea, kui saab oma rumarusega avaliku sees hiilata. Üle jõe praegu tuleb siis sellises mõnusas... See on hõbehaigur. Hõbehaigur, jah, et nemad on siis sellise päris hallikarva haigru välja vahetanud siin jõe peal mingi 10 aastaga. Nad pidada olema maru haruldased, aga see ei kajastu kuidagi siin meie kandis. Et nad ikkagi domineerivad, neid halle on ka, aga jah, see, kes pidi see hõbehaigur maru haruldane, seda on siin jube palju. Et nüüd hakkab juba hall haruldaseks muutuma. Aga et just oligi, et kust püüda, kust mitte. Mina olen teinud umbes 10 korda niimoodi, et ma olen võtnud oma väikse popsutaja sõbraga, sõitnud Tartust allavoolu, olnud ära 3 päeva. Kogu aeg visanud lanti, aeg-ajalt siis ka järel vedanud, jäänud ankrusse, õngitsenud ja pole sugugi arvad korrad, kus kogu selle 3 päeva peale õnnestus ükskord tragida latikas kogemata ja kõik. Et on täiesti võimalik teha kõva töö ära ja mitte midagi saada, kui teha seda valedes kohtades, valel ajal ka. Jah, seda on väga võimalik teha ja seda ei ole üldse keeruline teha. Siis ütleme, et siin ei ole kala. No ema, ja siin ei ole kala lihtsalt. No mida te naljatate? Ma olen 3 päeva möllad, nii et... No siin võib isegi niimoodi olla, et kui näiteks sügise poole või ütleme niimoodi tahad koha püüda põhjaõngega, selleks on viidikat vaja ja viidikas on siis kindlates kohtades, eriti õhtuti, siis osad inimesed ütlevadki, et nad 3 tundi püüdsid viidikat, näiteks nad mitte ühtegi, siis ma ütlen, kuule, näe, mine järgmine kord võtta see minu rakendus, mis mul sõnad siin. Ja läheb ja ütleb, et mis sul on oma rakendus kõik olemas. No mul läks niimoodi, algul ma sidusin ise ja pärast ma ikkagi leidsin kellegi, kes siis nagu tarniks, sest et läks keeruliseks ja siis ongi, et iga asja jaoks on oma õige asi, millega mida teha, et see oma sellise hea hobi, mis on nüüd juba selline töö ammugi. Ta on natuke juba täitsa teadus ka tegelikult. Teadustöö. Ta on veits teadus, jah. No ta on teadus sellepärast, et kui seda jõepinda praegu vaatad, sealt telkleb puudesalu vastu sinine taevas, millel on ka niimoodi vihmapilved sees ja linnud laulavad, et see on selline nagu rikkalik varaait, mis siit ja koos nende emotsioonide ja mõtetega läheb. Et kuidas sa sealt nüüd välja selle kala võtad? Et kui inimesed sul siia tulevad, on niisugune tüüpküsimusi ka,
mida peab aast ja oost seletama hakkama inimest. No mul on niimoodi, et kui inimene ütleb, et tere, ma tahaks tulla, siis ma küsingi kõigepealt, et mida ta teha tahab, mis tal see nagu taotletav eesmärk on, et kas ta tahab puhata, kas ta tahab paaditada, kas ta tahab vähem või rohkem sõita, millist kala ta tahab püüda, ehk siis ma tuvastan selle kõigepealt ära, siis ma saan öelda talle, et kas see on ka ratsionaalne, sest et on mehed tulnud ka, kes ütlesid, et nad jõudsid siia kohale ja ütleb mulle, et ma tahaks forelli püüda. Ma ütlesin, aga Emajõgi ei ole see koht. Nojah, et inimene ei teadnud, aga ta lihtsalt plaan oli. Jah, et temal oli siuke plaan, mõtlesin, et see ei ole tegelikult ratsionaalne. Või siis näiteks teinekord mõned tahavad nagu kõike rohkem ja siis ma ütlengi, kuule, aga sul on ainult nagu 24 tundi aega, et selle aja jooksul sa kõike rohkem ei jõua ja ei ole mõistlik ja siis ma pakun neile mõistliku lahenduse ja pärast nad tegelikult on hästi rahul. Kas inimestel, vaata kui nad tulevad, on ikkagi see tavaelu tempo on ju sees. Nad tulevad siia, nii, tahaks nüüd hakata hästi kiiresti puhkama ka. Nii nagu ma töötan hästi kiiresti, ma elan hästi, siia, nüüd ma hakkan puhkama, ma istu kohe paati, võin kohe õnge välja, kohe hakkan välja tulema, mis sööki me neist teeme, et algul läheb sellise maha võtmiseks kaua aega või no mingisugune aeg. Ega kõikidel ei ole, et mul oli niimoodi, et kui ma kunagi olin ära selle koha ostnud ja tulin siis Põlva poolt üle Luunja silla sõitsin, siis mul tekkis just selline tunne, et no nii, kohe jõuan sinna tõotatud maale. Ja kui ma siia koju ära jõudsin ja keerasin hoovi sisse, siis mõtlesin, et mul tekkis täpselt see tunne, et nüüd ma ei pea enam kuhugile nagu minema, nüüd ma olen kogu aeg kohal. Ja selles mõttes ma saan nendest kalameestest aru, et tegelikult see, ütleme, see kalale jõudmise teekond, see, et ta nüüd kohe jõuan, et kindlasti on paljudel see, et kui ta juba keerab sealt Räpina maanteelt siia Kavastu poole ja siis tal on täpselt see, et nii, nüüd ma olen kohe kohal. Ja osad inimesed, kes on siis harjunud ka siin käima juba rohkem, jõuavad siia ja mõnikord siis just, kes vene keelt räägivad või on mitmest rahvusest pere, siis ongi, et jõuavad siia priehali ja siis läheb pakkimiseks ja kellel on omad mingid tööjaotused. Mõnikord on sõprade seltskonnad, kelle tööjaotus on see, et osad hakkavad õnge sättima, teine juba hakkab viidikat püüdma, sest nendel on kindel plaan. Jõuan kohale, püüame viidikat, läheb grilli peale, siis on õnge, et kellel kuidas. Et osadel on väga organiseeritud, teistel on jällegi täiesti nagu spontaanne see asi. Kui me Emajõe väärtusest räägime üldse, väga raske on rääkida Eestimaa erinevate osade väärtusest, millel nagu tegelikult ju hinda ei olegi. Et tema, ja praegusel sellisel väga üdini pragmaatilisel ajal kiputakse igal asjale püüdma numbreid taha kirjutada ja mõnikord tundub, et ta ei teeni midagi see Emajõgi meil. Et on nagu inimestes mõndades on muret, et peaks ikkagi mingisuguse suure tselluloosivabriku püsti panema või mingisuguse sellise asja, kus me saaksime rahvamajanduslikult suurt tulu ja saaksime nagu rikkaks. Et seda vaatepilti, mis me praegu siit jälgime ja mida need inimesed, need priehali või jõudsime ometi koju või kohale, et igal pool selle 100 kilomeetri pikkusel lõigul, tegelikult 200, üks pool ja teine pool. Et seda väärtus kokku hinnata nagu ongi võimatu või et vastuargumendiks kaalule panna nagu on keeruline. No tegelikult on nii, inimesel on puhkust vaja. Fakt on see, et looduses ja vee ääres puhkab inimene nagu ülihästi. Kui ta saab ka oma lemmikkeskkonnas mingeid lemmiktegevusi teha, olgu selleks siis kalapüük või paadindus või mul on olnud kogemus, kus viisin sõbrad siis Praagale loojangut vaatama, sõber tahtis naisele siukest romantilist värki teha, davai, teeme. Ja tagasi sõites oli siukene augusti sume õhtu seal Suursoos ja seal on vaata kõik on need puud ja seal on putukad ja tegime siis nagu metsapeatuse ja siis nad avastasid, et nagu issand, mis nagu sumin, kõike hõlmav siukene vibratsioon. Ja kuna nad olid siis siuksed mediteerijad, siis nad kukkusid kohe mediteerima seal, vetsus käisid ikka ära ja siis hakkasid. Aga nad ütlesid, nende jaoks oligi see, et nad avastasid enda jaoks nagu ideaalse meditatsioonikeskkonna, kus nad mingisuguse setsiooni jõudsid nagu mingi rekordkiirusega. Tänu siis sellele helile, loodusele ja vibratsioonile. Et tegelikult see keskkond ei ole mitte ainult kalamees, paadimees, et see on nagu kõikidele, kellele looduses ja vee ääres meeldib. Ja kui me nüüd võtame, nagu ütleme,
sihtgruppidena nad näiteks, et kes mida siis nagu tahab, tarbib, nii edasi, nendel on klienditeekond, nendel klienditeekonnale jääb mingi majutus, toitlustus, kütus, tankimine, kõik asjad on ju, ehk et tegelikult see Emajõgi, ütleme nii, et need, kes tahavad siia tulla, see toidab tegelikult tohutul arvul erinevaid nagu majandusvaldkondi, et see ei ole niimoodi ainult, et et kalamees teenib või paadirentja teenib, aga meie ju ostame kellegi käest mingisugused asjad, et see on nagu hästi suur käibeahel, mida tegelikult see Emajõgi nagu elavdab. No vot ongi jah, et seda peab lihtsalt ka püüdma kokku arvutada nii puht majanduslikku külgegi, aga lihtsalt sellist emotsionaalset külge, sellel ju hinda niikuinii ju ei ole, et kui me vaatame, et kui sina kui selline põhiline kalamees, et inimestega, mina näiteks vean laevaga inimesi teinekord mööda jõge ja siis nad küsivad, et mis asja nad seal istuvad, see on ju, ei saa ju midagi, meil on turuhoone naljad, et turuhoones on ju odavam niimoodi, et mis asja nad seal istuvad, et mida sina, Nils, saad seal sellest istumisest? No see on ikkagi meditatsioon ja vaimne puhkus, et venelastel on ju ütlemine, et kalapüük, see on meditatsioon õngega käes. ja tegelikult ta nii on ja see on hästi põnev olnud selles mõttes, kuna mul käib ka hästi erinevaid inimesi, need ei saa, kes tahavad siin nagu pidutseda, lärmata ja siukest, et see pole see koht, et mul käivad ikkagi ainult rahulikud inimesed ja looduse sõbrad või looduse nautijad. Aga seal ongi, et mõnele kalamehele on see sport, mõnele on see adrenaliin, mõnele on see siukene ajugümnastika, mina olen üks nendest, on ju. Et mul on nagu põnev ära nuputada või siis, kui ma nuputan välja, ma püüdsin ühte haugi, ma pakun mingi konkreetselt ühte? Ei no, ma teadsin, et nad seal on ja mul läks 3 aastat, ma käisin kõik poed läbi UV-lambiga, kusjuures see, mis vaata paneb nagu asja helendama ja siis mul läks aega umbes 3 aastat ja siis ma ikkagi selle 6,4 või 7 midagi siukest selle ikka nõidusin välja lõpuks. Ai, no kui vana see kala võis olla? Siis, kui sa hakkasid teda otsima, siis ta oli väiksem ikka. No ma ei tea jah, kui vana, aga millest sa järeldasid, et nad on just seal? Või põhjakujust. See, mis on, kuidas on jõekuju, kus on põhjakuju, kus on augud sügavad, ta peab olema ikka sügav auk peab olema selline. No kaladega, ütleme, haug on ikkagi röövkala ja ta siis kuskil nagu domineerib, et ta võtab kõige suurem isend, võtab endale kõige parema söögikoha ja siis ta seal istub, aga kõike ta ei söö ja siis ma mõtlesin välja, et mis ta nagu võiks süüa ja see oli niisugune hea sügisene aeg, kus nad hakkavad õgima ja siis ma läksin ja siis mul õnnestus. Millega siis see õnnestus? No see õnnestus ühe niisuguse 23 sentimeetrise kummist landiga, millel mul on tehtud selline seadistus, mida väga paljud inimesed ei kasuta. Ja. Sellepärast, et no ja. No nad usuvad seda, mis neile kogu aeg räägitakse, aga nad ise nagu ei mõtle, aga mul on niisugune nagu ajugümnastika, ma vaatan, kuidas saaks nagu paremini või ägedamalt või toredamini teha ja siis... No aga poes räägitakse ju ka asjatundjate poolt ju asjatundlikku juttu selles mõttes, et ma ei usu, et keegi nüüd või sa arvad, et on poode, kus lihtsameelsele inimesele lihtsalt kummi ja traati pähe määritakse, ma ei usu, et see nii on. Ega enamasti ei olegi, aga kuna inimesed ikkagi, kuna neil on mingi kindel kaubavalik, on ju, siis nad saavad soovitada selles osas, mis neil nagu koha peal olemas on. Siis inimesel on nagu mingi soov ja mul on olnud nagu päriselt selline juhus, kus ma sain nagu päris vihaseks, et mul tulid, kuna ma pakun ka seda mugavat talipüüki Luunja sadamas, et saad nagu köetavast toast läbi augu otse püüda ja mõnuleda seal. Mulle tuli kuskilt Ida-Viru kandist üks kalamees, kes polnud ka kunagi kala püüdnud talvel ja siis, kuna oli defitsiit mingite taliundade näol, siis kuskil kalapoes oli nöörist tehtud see mingisugune asi, mis ei olnud võimalik sellega kala püüda. Igatahes poes oli kokku pandud mingisugune selline asi taliunna näol, inimene ei saanudki üldse aru ja ma läksin jumala närvi. Ütlesin, viska minema see ja andsin talle enda oma. Et ta ei saa muidu niimoodi püüda, aga minu jaoks oli see nagu ikkagi häbitu, et niimoodi, siis tõmmatigi müts pähe mehele. Jah, ja et nüüd ise oled ju süüd, et kalapüük ongi selline, et tundub, et selline suht suurel juhusele
rajatud lootuste hellitamine, et aga sinul on hoopistigi vastupidi, see on teaduslik lähenemine. No see on teaduslik lähenemine, aga sellega on ikkagi ka see, et ega loodusel on ikkagi oma, ma võin siit ühe näite tuua, et mul kunagi oli niimoodi, et üks, kes mul käis siin, klient, talle maru meeldis, mis ma tegin ja siis tal olid lapselapsed, aga poeg ei osanud kala püüda. Ja siis ta tahtis, et lapselapsed saaksid siukse püügi, hea kogemuse ja siis ta ütles mulle, et kuule, mul on poiss nüüd Suursoos, teise perega, et mine sinna ja õpeta ja siis pärast esita mulle arve. Ja siis ma läksin ja siis nad ütlesid pärast mulle, et nagu ma ei tea, et ma mõtlesin küll, et mis need kalakidid siis ikka räägivad. Aga on ikka vahe ja ei ole, et nemad olid üritanud 2 päeva viidikat saada, ei saanud. Mina panin sisse 5 minutit, pukst viidikas ja siis ma sain nagu entusiasmi sealt, et kalaturismi või seda giiditööd natukene teha ja siis sellest ühed mehed tellisid mu kohale, nendel oli seal 1000 eest ikkagi varustust oli seal kalda peal, nad olid üritanud 2 aastat koha kätte saada nagu kambakesti oma kõige selle tehnika ja udupeenete värkidega. Ja siis ma seletasin neile, kuidas see asi võiks käia ja siis ma tegelikult ma olin nagu veits kaval ka, et ma sättisin enda sinna mineku sinna, kus ma teadsin, mis kell koha võtma hakkab. Ja siis mul sai see 2-tunnine loba ja õpetus sai siis nagu just õigeks kellaajaks tehtud, nii nagu ma olin salakavalalt mahineerinud. Ja siis nad viskasid siis sisse, ma ütlesin, näed, et viskate ühe sinna, teise sinna, 3. sinna ja siis vaatame, kust kõigepealt võtab. Ja siis nendel läks 7 minutit, nad said nagu koha ja siis nad ei suutnud uskuda, et see ei ole loogiline. Et nad on 2 aastat nagu mingi hullu tehnikaga taga ajanud ja ei saa kätte. Aga seal oligi see, et looduse värk, vaata, et nad tegid õiget asja valel ajal vales kohas või siis vastupidi. Ja kui see üks asi on sealt valesti, siis ongi tulemust ei tule ja kõik. No nii nagu sul. Nojah, nii nagu mul, jah. Ei midagi, et ja ometi on kõik ju nii, vaata see on alati nii, et kalale saab ju minna siis oma kiire elu jooksul ju, et kui sõbral on vaba ja siis endal on vaba ja siis peab olema enam-vähem ilm ka ja siis kuidagi siis saad minema hakata, aga see võib olla täiesti ükskõik missuguse kalapüügiks ka täiesti nagu vale aeg. Aga sina ütled, et sellist aega jõe peal ei olegi aastaringselt, kus võib ütelda, et praegu kala üldse ei võta ja teda üldse ei ole ja ta on siit ära läinud ja nii ongi, et võimatu on saada. No tegelikult talv on selline aeg ja sellepärast, et Emajõgi muutub nagu, esiteks taimestik kaob ära, väike kala läheb kuskile mujale, suurem kala läheb, eks teda siin jões ikka on ju, vaevalt teda täiesti tühjaks voolab, ma ei kujuta ette, kuhu see kalamass peaks ära mahtuma, siis meil ajaks tiigid ja sadamad ajaks nagu üle, et ilmselt, et kuskil nad siin on, aga nad talvel ikkagi ei võta, lähevad paremasse elukohta. Ja teiseks siis talvel on ka niimoodi, et ma olen isegi üritanud kunagi ja kuna jää tekib peale, siis see on nagu survega toru, et kui sa sinna midagi läbi augu sisse lased, siis see pläraki vastu jääd on ja sealt põhjast sa ei püüa mitte midagi. Pead mingi sankpommiga pead nagu põhjaõnge tegema äkki siis kuidagi. Aga kui kaugelt sul nüüd rahvast on siit käinud, eksootilisemad tegelased siin Humala kalabaasi on tee üles leidnud? Kõige eksootilisemad on üks endale hobi otsiv mingi äkki oli ta naftapuurtornidega või mingi gaasiga, mingi Tšiili vend, kes käis siis, ta tahtis endale hobi, siis ma seletasin talle igasugustest õngedest, värkidest, et ta saaks valiku teha. Ja lõpuks ta siis valis põhjaõnge ja oli väga õnnelik. Siis mul on Tšehhist on siin käinud, siis oli ühed šotlased olid, kes olid koprapesast täiesti pöördes seal Suursoos. Need ei huvi, põder oli okei, kotkas ka, aga koprapesas oli ikka nagu täis värk, et et ta sööb puud ja kõik need. Et on käinud, jah, ütleme Tšiili, Tšehhid, šotlased, kuskilt on neid veel olnud. Vaat ongi see kliendi teekond ka, et kui nüüd hoopis teise valla inimestel võib-olla rääkida, et kuidas nad leiavad üles sellise väikese koha, kus ära nüüd solvu, et sa ei ole siia 100 000 investeerinud. Ütleme niimoodi, et võib-olla maad ostes küll, aga ütleme ehituste ja kõikide muude lahenduste näol on kõik tehtud niimoodi käepärastest vahenditest. Kuidas nad üles leiavad sul? Esiteks, ütleme viimastel aastatel enamus kliente tuleb juba sõbra soovitusel, et kes on juba käinud, see on siis sõbrale soovitanud, on jälle tulnud
või siis näiteks, kui nüüd mingites kalameeste gruppidest küsida, et kui Emajõe ääres kalale minna, siis seal väga tihti on niimoodi, et Humala kalapaas saab ikkagi 5-3 soovitust või rohkem. Näed, tõigi väikese... No ma näen, ma räägin. Väikese kala tõi. Nad teevad seal pere ja räägivad juttu. Ja isane tõigi praegu väikene viidikas oli minu meelest nokas. No ma räägin, see parv on siin ikkagi, väga selline... kus võib-olla nii mõnigi suhe saab oma alguse. Ja nii, no võt jah, et lindude puhul ja see võib olla ka laiemalt inimestegi puhul see ju niimoodi. Aga praegu nüüd, kui me räägime, et me oleme oma ankru nüüd ajas visanud 7. maikuu päeval välja, inimesed kuulevad meie juttu ikka oluliselt praegu hiljem. Et kas on aastas mõni selline periood ka, mis nagu sulle eriliselt meeldib, et ma kahtlustan, et kevad võib-olla ongi see või ka just, kus on kombineeritud see niisama nautlemine ja ka kalapüük koos, et kõige paremal kujul, et see on selline kõrghooaeg. Minu jaoks on terve aasta on kõrghooaeg, sellepärast, et miks mulle Eestis ka nii hästi meeldib, vaata ma olen palju ka mööda maailma ringi kolanud, aga mulle meeldivadki kõik need aastaaegade vahetumised. Igal aastaajal on äge selles mõttes, et kevadel on hästi põnev, kui on vaadata, mida on jää ära viinud, mida on ära lõhkunud, mida on toonud. Siis suvel on hästi äge, on see rohelus ja mõnes mõttes loodusmelu, ilma inimesteta loodusmelu. Et see on hästi äge. Siis sügisel mulle hirmsasti meeldib see, et kui vesi läheb alla, et mis sealt vee alt vaata välja tuleb, siis on ju jõgi on kuskil meeter madalam kui tavaliselt. Siis on seal igasuguseid kive, mingid palginotte, vanade sildade juppe. No seda laskemoona on kõvasti igal pool jões siin. No seda on. Seda on, et sulle sina ju sellist võrgupüüki ei tee, et sulle otsa ei jää neid asju? Ei jää. Võrguga ei püüa, kuigi ma mõtlesin, et harrastuslikku võrgupüüki võiks tegelikult pakkuda, sest et mõnikord see võib täitsa põnev olla. Aga kuna ma nendest võrkudest midagi ei jaga, et mul tegelikult mõned sõbrad on, kes jagavad, siis mul ongi tegelikult mõte, et ma ikkagi kunagi mingisuguse harrastus võrgupüügi asja välja mõtlen, et kellele, kes tahab. Aga jah, selles mõttes, et eks siin igast oksa tuleb ja värki ja need magnetipüüdjad ju ka sikutavad igasuguseid huvitavaid asju siit jõest välja. Oot, sa oled ju maailmas palju ringi käinud niimoodi, Iraagis olid, seal on ikka liiva palju ja muid asju, et väga suuri jõgesid on, aga nende ääres seal ei ole, et kõrberahvaste ja meie loodustunnetus on nagu mõnevõrra erinev, et millest sa seal kõige rohkem puudust tundsid? No eks ikka õhuniiskusest. Mul on olnud niimoodi, et kunagi kuskilt, ma ei tea, kas Kosovost või kuskilt soojalt maalt tulime ja seal oli nagu kole kuiv ja palav ja siis maandusime Saksamaal, kus oli selline mõnus udune vihmailm ja siis kui see mingi vahemaandumine oli ja siis ronisime sealt lennukist välja ja siis ma tundsin, kuidas mul nagu olematud juuksed, nina, sõõrmed, nahk, kõik hakkas endale seda niiskust sisse imema, et ma tundsin, kuidas mu kops täitus niiskusega, et see oli nagu siukene nauding, et nüüd ma mäletan seda ja ma oskan seda nagu hinnata siin ka. Tegelikult on ju üks asi ka, millest võiks korraks nagu rääkida, on see, et eks iga oma rahvaga on nõnda, et see kodune ja oma, see tundub nagu selline igapäevane ja igav. Et Emajõge ja Suursood ja ülespoole vaadates teisi kaitsealasid kuni sinna Võrtsjärveni välja ja kogu seda Eesti siseveeteid, mis on umbes nii 700 kilomeetri ringis umbes, jah? No väidetavalt on, aga seal ongi see, et on ühed asjad, mis on laevatatavad siseveekogud siis Veeteede Ameti mõistes ja teine on see, mis on siis nagu päriselt paaditatav, ma ütleks. Ja, seda on tohutult et seda kõike tegelikult, see kõik kokku tegelikult on selline täiesti maailma mastaabis arvestatav loodusvara. See ma arvan, et on isegi maailma mastaabis ikkagi hästi eriline koht, et see Emajõe Suursoo ise ju on ju tohutud ruutkilomeetrid sükest metsikut värki ja tšehhid, kui näiteks tulid siia, siis nemad olid nii vaimustuses, et siin on päris loodus, et ei ole kanalid, vaata. Et osad kohad on kõik maailmas nagu sirgeks kaevatud, et seal nagu päris loodust enam alles jäänud ei ole. Aga meil on ikkagi päris
ja võtame Peipsi Narvast kuni Värskasse ja Emajõgi, kuni üles, Pikasillast veel üles jõuavad, et seal on ikkagi, kokku on ikkagi sadu kilomeetreid. Kuidas ongi, et tänasele päeva inimesele, kus on harjunud väga kiire, ütleme sellise TikToki ekraaniga niimoodi, et ja kuidas talle seletada, et tegelikult on, et kuidas talle sellele lainele viia, et kui ta tuleb siia jõe peale sõitma, siis sisuliselt ei ole siin muud kui sinka-vonka, kõrkjad ühel pool, kaset teisel pool. Väga huvitav ju ei ole. No tegelikult see ongi nii, nagu iga müügiga on see, et inimesel on ikkagi, sa ei saa müüa kellegile, keda ei huvita. Et osadel ongi igav ja osadel on jällegi vastupidi väga põnev. Et see seda võitlust ei peagi pidama. See on täiesti mõttetu. Ehk et sa ei saa kellegile ju midagi pakkuda, mida ta ei taha, mis teda ei huvita. Tema lähebki tarbib ööklubi, tema läheb tarbib teisi asju ja need, seda rohkem ruumi looduse nautijale. Jumal tänatud. Peab niimoodi mõtlema hoopis jah, et mitte muretsema. Aga mõtlen, vahepeal tehakse selliseid isegi peaaegu riiklikul tasemel või organisatsioonilisel tasemel selliseid ponnistusi, et me peaksime saama siia hästi palju soomlasi, hästi palju neid inimesi, et tunned sa sellist vajadust selle järgi, et sul oleks praegu absoluutselt iga päev täis pukitud siin. Ja et sa teeniksid näiteks 40 korda rohkem. Ütleme niiviisi, et ega tegelikult see massturism sellises keskkonnas, ma arvan, mitte kunagi pihta ei hakkagi. Et meil on ikkagi pigem niisugune nišikas, aga samas, et milleks on seda promo ja asja vaja teha, siin Lõuna-Eestis on niisugune hea ütlemine, et pole kuuld, pole saanud mõista tahtagi. Et neid inimesi on tegelikult nagu tohutult palju, kes ennast avastavad alles siin nagu koha peal. Ja kui nüüd võtta... Ja nad on ka kuskil Lõuna-Eesti inimesed peaaegu. Aga samas näiteks ka väliskülastaja puhul on see, et kuna meie jaoks see loodus ja asi on kõik nii iseenesest mõistetav, see puhas õhk on ju ja kõik need asjad, siis kui hakkame nüüd süübima, mida siis nagu välisturu inimene nagu tahaks looduspuhkuselt saada, kui nüüd süveneda nendesse terminitesse, mingi nagu wild swimming, kõik siuksed asjad, et nagu päris looduses ujuda on talle nagu elamus, on ju. Või siis, et seal on hästi palju siukseid asju, et peabki tutvustama ja see omakorda avab tegelikult meil täitsa kuskil külanurgas, inimene elab, tal on seal tohutu loodusvara, mille eest keegi on nõus maksma, on ju, ja kui ta tegelikult võtabki seda nagu lisa sisse tulekuna näiteks, siis kui talle meeldib seal maal elada, oma peenart rohida ja nii edasi, siis tegelikult see, ütleme, kas siis hooajaline või ajutine, ütleme, turisti meelitamine tegelikult võimaldab tal jätkuvalt elada oma elukeskkonnas, mis talle väga meeldib. Et see tegelikult, ma leian, et see turundus ongi vajalik, sellepärast, et esiteks me ei oska nagu öelda neid asju, et kuule, tule siia, sest mul on siin võimalik nii olla, on ju, nagu tema tahab. Ja tema ei oska tahtagi. Igatahes see tore tiirupaar, kes siin sinu katusel sõprussuhet loob. Isane on toonud 2 kala juba emasele ja läks 3. järgi. Sittus raisk katuse peale. Praegu jah. Ta on kiire ainevahetusega, juba tuli välja. Suur võlur tegi kajakast või tegi kalast, tegi sellise toreda teise asja hoopis. Kui me nüüd jutu otsa kokku võtame, et sina nüüd täna kalale ei lähe enam, et õhtu hakkab varsti kaugelt paistma juba, et või on sul plaan, et sa käid ikka niimoodi ka, et lähed enda rõõmuks ikka, lähed kalale ja? Jaa, mul on niiviisi, et vaata, kuna minu hobist sai nüüd nagu töö, aga kuna ma ikkagi selles looduskeskkonnas puhkan, siis ma olen õppinud endale nagu teadlikult teadvustama, et näiteks kui ma olen ühest kohast sõidan teise, siis ma olengi nagu koer vaata, kellele tuul näkku puhub, keel on suunurgast välja, et siis ma nagu teadlikult võtan selle hetke nautida, on ju. Või siis, kui mulle meeldib midagi meisterdada, et ma ehitan jälle järjekordset paati, siis ma vaatan, et nii mõnus on ikkagi neetida või keevitada või värvida või... Et ma võtan neid, ma selles mõttes olen õppinud nagu töö käigus puhkama.
On mõnigi kord juhtunud inimestega nii, et nad teevad endale näiteks turismitalu ja siis nad pärast upuvad sinna töösse ära, eriti lõpuks ei jõua enam rõõmu tunda, et ärilises plaanis läheb nagu hästi, aga rõõmu enam ei ole, et sinul on see kuidagi õnnestunud tasakaalus hoida, et jah, ma panin materiaalsed ja mittemateriaalsed väärtused samad Excelisse, mida ei eksisteeri. väga hästi. Aga kallis kuulaja, täna siis Ankrus ajas saates oli meil Nils Ratt jutuvestjaks ja ma loodetavasti ajas nii mõnelgi kalamehel või naisel hamba verel, et kujutad ette, tegelikult on võimalik kala saada küll sellisest täiesti kalamehe vaenulikust keskkonnast. Nagu jõgi või? Nagu jõgi, nagu ema jõgi, seda on niimoodi. Siit saab ikka, siin on ägedat värki. Edu sulle, Nils, ja et sul need plaanid, mis sul kõik on, kenasti läheksid samas sammus edasi, häid ja mõnusaid kliente sulle ja palju üllatusi kalavetelt, et lõpetuseks on sul praegu ka meeles mõrkumas eraldi mingi projekt, et kui sul oli see 3 aastat ühte havi püüdsid, et on sul keegi, kellega sa praegu ka vägikaigast vead mõttes? Mõni säga või? Praegune projekt on mul see, et lisaks siis sellele, et saaks kala püüda ja et mul on tuunitud paadid, millega saab siis nagu võimalikult mõnusalt kala püüda ja seal ööbida, siis ma ikkagi tahan seda Emajõe väärtust laiematele massidele selle läbi nagu võimaldada, et turismimarsruudid vee peal, et mõtestatud tegevused ei ole niimoodi, et käid nagu tiirutad, vaata kuskile, tuled tagasi, vaid et no nii see sageli praegu on. Jah, aga et ongi, et võtad paadi, kajalood või ütleme, plotter näitab, kuhu minna, punane triip on ees ja muudkui reisid ja vahepeal lähed, oled kuskil mõnusalt Suursoos, siis lõpetad võib-olla Varnjast, Piirissaarel, Meerapalus, Võrtsjärvel kuskil, käid Tartus poes, Turul paadiga, et jah, turismimarsruudid vett mööda on mul nüüd siis järgmine projekt, mis mul on mõttes siis käivitada. Kui kaugel see on? See on algusjärgus alles kõik, jah? Vaata selja taha, seal on paadid, kus saab magada ja 3 tükki on seal juba reas. Nüüd ainult, ja marsruut on enam paika pandud ka, või marsruudid? No neid marsruute on palju ja seda saab jällegi vastavalt sellele, et mis see inimene siis soovib, kui palju ta tahaks sõita või kuhu või mis see mõte on ja siis vastavalt sellele ma siis soovitan talle ja panen talle sinna ekraani peale triibu, mis teda väldib tema ära eksimist. No väga hea, meil siin Emajõe liikumise mõtestaja Nils Ratt tegutseb ja edu sulle selles. Aitäh sulle, aitäh tulemast!